mängujuhile Kaugiainenile. Toob. Sööt teisele äärele, Pökler ei jäta jointi ja läheb. Suurorg taas, Pökler, ka tema ei küsi. Paneb ka tema ja ta... No nii, Cramo liigutab palli Pöklerile, vaba vise. Läheb. Ja vana hea, kui need visked hakkavad minema, siis see kord tundub. Mängu 2 jooksuga üldse, nii et Nicholson ka tegelikult omajagu viimase 2 minutiga, kui tal need jooksud tulid, siis Torbek oli ta peal ka. Absoluutselt, ja jällegi sa oled täpselt nii liimist lahti kui vastu. Nii, Hermet, kas paneb vastu? Kahjuks mitte, see läheb pikaks, kellele lauapall ja Pökler saab selle. Ja ei küsi, laseb siit kohe 3. Ja laseb kotti. Lihtsad visked olnud, päris paljud neist, kas siis korvi alt või kust iganes. Pökler Toomasse vastu. Välja sealt. Ja Toomas ei ole kaitsemees. No see, et... Ei ole kohti. Veel edasi ja oli vaba juba, ei, hilja. Oi, kui pikalt me pole korve saanud. Paneb 3. Tuleb. Ja no me olime... Oi, kui ilusti mängitud. Ja veel tuleb Pöklerilt punkte ja Pökler on nüüd jõudnud 21 punkti peale. Ja tundub, et nüüd selle viimase minutiga 3. veeranda lõpus me saime sellest künkast üle. Kaugiainen ja Pökler otsajoonelt läbi keskpositsiooni vise. Paneb. Ja Pökler on täna olnud suurepärane 2. See mees viskab 2 korda järjest mööda, õnneks viskab. Ja Cramo saab jooksma. Pökler 2 punkti. Tabab. Vahe minimaalseks, 88-89 ja nüüd on vastaste hispaanlasest peatreeneri kord aeg maha võtta, kui 3:23 normaale lõpuni. Vajalik, väga... Kuidas selline sööt sealt tuleb ja näpud vahel ja... Aga veel jõudis ikkagi korraliku vea teha. Ja, neid korralikke vigu ta on täna teinud. Ei ole. Krivasevits siis oma 11 minutiga täna jäänud 11 punktiga miinusesse. Nii, ja Kalev Cramo jälle. Okei, võtab ise ette. Suurorg, Kaugiainen, pall on kaotsi minemas, viimased paar sekundit. Pökleri vise tuleb, see mahub. Paneb ära. Sisuliselt rünnaku ja viimasel sekundil tabab. Aga viimased 5 minutit sisuliselt Kalev Cramole 11-0. Ja seegi tegelikult näitab, et see taktika toimis, et seda põhiliselt Nichols ja lõpuks jah, inimesed ikka väsivad, et ega nad mingid üliinimesed selgelt ei ole. Nii et 95-89 võit siis Kalev Cramole. Tänased suurimad panustajad, Neemet Pöklerit sisuliselt, ma ütleks, karjääri parim mäng. 29 minutiga 30 silma, Tapeelt 20 punkti ja Suurorg ka 17 punkti, 8 söötu, väga korralik panus.